Süüa ma ei saanud, sest Le Lundi fermé, esmaspäeviti suletud. Ma olen siis paastunud olekus Prantsusmaal jõe ääres. Väikesel jalutuskäigul. Ongi hea paastunud olekus jalutada. Mõtted on värsked. Tahtsin mõtiskelda, Prantsusmaa on hea koht mõtiskelda, kui siin on ka selline keeline olukord huvitav siin pooleks. Kataliniikeelset silti natuke näeb, ikka rahvas ikka räägib prantsuse keeles, sest Prantsusmaa on sellise keelepoliitika riik. Et Eestis on olemas selline ametikoht nagu eestlane. Ja ma ei räägi siin eesti emakeelega isikust, ma ei tea. Eestis on selles naljakas, et sõna eestlane on kohati hästi tabu. Selle asemel räägitakse eesti inimestest, ma ei tea, seda väljendit ei olnud minu nooruses, nüüd see on välja mõeldud, eks. Räägitakse eesti emakeelega isikutest, ükskõik mida, et vältida sõna eestlane ütlemist. Aga kuigi seda sõna välditakse, siis selline ametikoht nagu eestlane on olemas. Ametlikult seda välja ei öelda, aga see on olemas. Ja see on olemas sellistes organisatsioonides, millel on nagu narratiiv selline Eesti-sõbralik ja rahvuslik, aga tegelikult on väga teine. Võib-olla, mis on head näited, kui siin pikali prantsata mõtiskus ajal, siis vabandage, eks ju, siin on päris libe. Näiteks tuli meelde see Moskva kirik, eks ju, piiskop Daniel, eks ju. Miks on piiskop Daniel? Piiskop Daniel, sest ta on eestlane, selle pärast. Ja see ei ole mitte vene organisatsioonidest nii, see on ka lääne organisatsioonidest väga sarnane. Et on inimene, tal võib olla mingi teine ameti nimetus, mingi sekretär või isegi tähtsam asjapulk, aga tema ainukene funktsioon on olla selline kõneisik ja etendada mingit teatrit, olukorras, kus tegelikult teatrit olla ei tohiks. Ei ole saladus, et Eestis on eesti keele olukord vilets ja tegelikult paljus organisatsioonides eesti keelt ju tegelikult alavääristatakse, pisendatakse. Isegi on Eestis olnud töö, kus viimane töökohtus oli täielik leping, mis oli viimane täielik õudusunena, kui selles mõttes, et kui öeldakse sulle ingliskeelset, ma lubame siis natuke eesti keelt ka rääkida, umbes, et või küsida, miks sa eesti keelt ise ei oska, siis ei ole vaja, kuigi tegelikult seadusega peab. See on just selline ametikoht, kus on seadus eesti kirjas, et ta ei tohi olla ilma eesti keele oskusega. Ja see oli Rahvusülikool. Rahvusülikool. Et ärge tulge mulle rääkima, kes Rahvusülikoolist. Jah, vaat. Aga olgu siis siin just see jõgi kohiseb, niviseb. Mägede õhk on ikka, see on praegu täielik madalhooaeg, nagu ma aru saan siin praegu. Siin ei ole ühtegi turisti peale minu, ühtegi inimest peale minu elas. Ja ikka niisugune lägane ja libe. Et ma ei tea, ma arvan, et ma jalgsi kuskile Liiviasse ei lähe, kuigi ennast tundes, ma olen piisavalt hull, et ka seda teha. Aga kui ma olen Eestis, ma tundsin puudust selle jõe ääres elutamisest. Ma olen ikka oma hingelt väga kõrgmägede inimene. Mis on imelik, ma olen eestlane, eks ju. Ma ei ole eesti inimene, ma ei ole eesti emakeelega isik, ma olen eestlane. Sõnas eestlane on sees, et ma olen eesti emakeele. Aga näed, kõrgmägedes ma last ei saa, see on mul nii tugevalt hinged, et mägi, jõgi ja Ma kahjuks Prantsusmaal hommikus ei saanud süüa. Mis kurat see Le Lundi fermé peaks olema? Kas me peame järeldama, et prantslased esmaspäeviti ei söögi midagi, vähemalt sarve sai ei söö esmaspäeviti. Võib-olla nad esmaspäeviti paastuvad. Nii. Aga olgu, aitab.